No nii, tervist taas. Pole jälle pikalt filminud, et mingi aeg Facebookis ja Instagramis ütlesin välja, et ma remondin edaspidi ainult vaagrupi autosid, et spetsialiseeruda nendele ainult. Selleks on mitu põhjust. Esiteks pole aega muid marke teha, kuna neid Audisid on nii palju, et minule piisab nendest. Vaaggrupil on veel teisi, Volkswagen ja Škoda ja Zet, et neid käib ka. Teine variant on see, et miks ma neid teen ainult, et tänapäeva autod on sellised, et neil on väga palju abinõusid vaja. Et mul enamus on just vaagrupi autodele, siis väga ei taha nagu muid marki hakata tegema, et hakata neile koguma mingid abinõusid. Ja need abinõud on päris kallid, kui hakata igale margile koguma, siis ei tasu ära see töö. Näitakski, mis abinõusid mul siin ühe töö jaoks vaja oli. Aga kolmas variant on veel see, et kui spetsialiseeruda kindlale margile, siis on need tüüpvead teada ja remont läheb juba kiiremini ja lihtsamini. Et antud autol siin ma vahetasin keti vahetuse käigus ma nägin mootori käpa peal oli siuke löga. Ja ma tean täpselt, et see on tingitud sellest, kui pihusti alumine põhjaseib lekib. Et tal on plokikaane sees on kanal. Kui see pihusti alumine seib lekib, siis ta ajab sealt kanalist heitgasid välja ja sellega seoses tekib siuke karbon mass sinna. Ja siis sai kohe kliendile välja pakutud, et tuleks need pihusti seibid välja vahetada. Et ma siis näitangi, millised vanad olid ja milline uus peaks olema ja mis tööriistu läheks vaja üldse, et seda tööd teha nagu. Nii, siin on siis vana lekkiv seib. Siit on näha, et on must sõrv, et siit on heitgaasid välja läinud läbi selle plokikanne kanali kaudu. Et see pihusti seib ei ole pidanud enam. Siin on teine vana, näha, need auk on ovaalseks kulunud juba. Et see oleks varsti hakanud lekkima ja siin on uus siis. Lisaks, miks on soovitatav käia töökojas, kes on kindlale margile spetsialiseerinud, on jälle see õlipõhja punni seib nagu, kus õli välja lastakse. Et sellel Audi 3-sel diiselmootoril ei või panna sinna suvalist seibi. Et sinna oli pandud tavaline vaskseib ja minu juurde auto jõudis, siis oli põhjakate ja kõik oli õline, et see vaskseib ei jää pidama seal. Tuleb kasutada seda spetsiaalselt seibi, mis on siuke paks ja õige jõuga kinni pingutada. See põhja polt nii-öelda, punn. Selle lekkiva seibi kätte saamiseks on mul siukene abinõu, et kui see sinna põhja jääb, siis selle abinõu lükkan sinna pihusti pesse ja saan välja tõmmata selle seibi. Siis lisaks tuleks ära puhastada see pihusti põhi sealt plokikaane seest. Selleks on siuksed freesid ja sein, plokikaane sein tuleks ka puhtaks teha erinevate nende arjedega. Lisaks on tagasivoolu voolikud kätte saada, selleks on abinõu, et kellel ei ole seda, see lõhub lihtsalt kruvikeerajaga lahti need
paljud on, mis mu juures on käinud, on siin need tagasivoolud on puruks olnud juba. Et keegi on kunagi kangutanud seal. Ja pihusti torud lahti keerata. Et kui tavalise lehtvõtmega keerata, siis võib selle tagasivoolu otsa ära lõhkuda. Ja need pihusti torud tuleb õige jõuga kinni keerata. Et kui liiga tugevasti kinni keerata, siis võib pihusti torule prao sisse keerata. Et neid kõik asju tuleb teada nagu selle töö käigus. Et see abinõu siis läheb siia ja sellega ma saan lihtsalt lahti tõmmata selle. Ja pihusti toru jaoks siis võti. Et kuna ei tohi lehtvõtmega keerata nii, sest see tagasivoolu ots on plastikus siin ja selle läheb väga lihtsalt puruks. Ja pärast siis õige jõuga kinni ikka. Et kui pihusti on juba kõvasti kinni on, siis on mul ise tehtud see pihusti tõmmits. Ajutiselt kunagi oli vaja, siis nüüd on jäänud see ajutine asi. Et see on niisugune liugvasara põhimõttel tööta. Nende abinõusid on väga palju erinevaid siin mootori juures. Näiteks ketivahetusel on vaja oma abinõusid ja asja. Et need on mul olemas kõik. On küll teistele markidele ka midagi, aga see on nii vähene hulk, et mul on lihtsam neid vaakgrupi autosid teha, kuna ma olen neid üle 10 aasta remontinud siin. Võt, aga täna vist rohkem ei räägigi, et võin eraldi tööriistade video teha, kui on huvi. Pange like või pange kommentaaridesse, kas tahate näha niisugust videot, et näidata, mis tööriista mul üldse koha peal on siin.